Austatud istungi juhataja, head kolleegid! Ma alustan siis ka juba nii, nagu täna kõikides sõnavõttudes on traditsiooniks saanud, et tere, mina olen Madis, olen endine suitsetaja. Praegu tarbin e-sigaretti juba 4 aastat ja minu füüsiline vorm ja elukvaliteet ja ka minuga ühe katuse all elavate inimeste elukvaliteet on oluliselt paranenud. Aga tegelikult ma olen hämmeldunud ja et mina oleks hämmeldunud, selleks on suhteliselt palju vaja. Muudatusettepanekute esitamine on Riigikogu liikmete õigus ja demokraatliku otsustusprotsessi alus. Ja isegi komisjoni esinaisele ei ole kohane soovitada muudatusettepanekuid kõrvale lükata mitte seotud argumentidega, just nagu takistaksid need muudatusettepanekud eelnõu vastuvõtmist. Need teemad on tegelikult omavahel väga seotud ja üllatus toetavad põhieesmärki, milleks on tubakadirektiivi lõplik ülevõtmine. Ma olen selles Riigikogu koosseisus olnud väga paljudel tubakaseaduse aruteludel ja ma ei saa aru, mis toimub. Me oleme täna situatsioonis, kus Sotsiaalministeeriumi ametnikud järjekindlalt väidavad, et oi, aga me ju ei tea, meil ei ole Eestis uuringuid, aga eiravad fakti, et mujal maailmas on uuringuid ligikaudu 500. Ja täna kõiki eelnõusid, mis puudutavad alternatiivseid tubakatooteid, esitatakse Sotsiaalministeeriumi ametnike poolt läbi kõhutunde. Aga me arvame ju, et need alternatiivsed tubakatoodet on ikkagi sama ohtlikud kui päris sigaretid. Ja samas kinnitades, et uuringuid ei ole. Ma ei saa aru, mis toimub. Eesti on innovatiivne e-riik, aga selles valdkonnas ei taheta innovatsiooni näha. Iga eelnõu selle koosseisu ajal on teinud järjest alternatiivsete tubakatoodete tarbimise raskemaks ja keerulisemaks kui tavasigarettide tarbimise. Täna on alternatiivsed tubakatooted juba kallimad kui tavasigaretid. Täna on alternatiivsed tubakatooted raskemini kättesaadavamad kui tavasigaretid. Tavasigarette võid osta igast burgeriputkast, teevasjaamast, toidupoest, kust iganes. Miks me siis teeme suitsetamisest loobumise raskemaks, kui ta juba niigi on? Ma olen proovinud suitsetamist umbes 10 korda maha jätta. E-sigaretiga see esimest korda õnnestus. Eesti tubakapoliitika eesmärk võib paberil olla väga ilus, aga viisid, kuidas seda üritatakse ellu viia, ei ole ilusad. Alternatiivsete tubakatoodete ülereguleerimine võrreldes tavasigarettidega või siis mitte reguleerimine, nagu eelpool kuuldud kuumutatavate tubakatoodetega, see on turutõke. See on ausa konkurentsi piiramine. See on tavasigarettide tarbimise jätkuv soosimine. See on sõnum, mida me ütleme, suitseta. Suitseta oma tavasigaretti edasi, sest see on lihtsam, odavam, kättesaadavam. Ja nüüd, kui meil oleks tegemist dramaturgia valdkonnaga, siis järgnev oleks žanrimääratlusega tragikomöödia, aga kahjuks on see poliitreaalsus. Nimelt, 28. jaanuaril käesoleval aastal saatis tervise- ja tööminister sotsiaalkomisjonile kirja, mille punkti 4 esimeses lauses on öeldud järgmist. Tsiteerin. Lisaks eelnevale kinnitab Sotsiaalministeerium, et toetab 7 Riigikogu liikme, sulgudes Kruusimäe, Milling, Aeg, Metsoja, Saar, Must-Volmer, poolt esitatud muudatusettepanekut tubakaseaduse ning alkoholi, tubaka, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõule 775 SE, millega täiendatakse uudsete tubakatoodete regulatsiooni kuumutatavate tubakatoodetega ning selle lülitamist eelnõusse 775 SE. See kiri on leitav ka Sotsiaalministeeriumi kodulehelt. 28. jaanuari sotsiaalkomisjoni istungil, paluks lisaaega. Palun 3 minutit juurde. Kinnitas Sotsiaalministeeriumi asekantsler, et ministeerium toetab ettepanekuid. Ja siis läks asi põnevaks. Sotsiaalministeeriumi kantsler muutis oma meelt 24 tunni jooksul ja presenteeris seda meelemuutust ka Sotsiaalkomisjoni 29. jaanuari istungil. Kui Sotsiaalministeeriumi seisukoha muutust, mida mingil müstilisel asjaolul aktsepteeris ka Sotsiaalkomisjoni esinaine.
vaatamata sellele, et minister ei olnud sotsiaalkomisjonile saatnud uut kirja, kus ta oleks oma eelneva seisukoha võttu ümber lükanud. Me võimegi jääda vaidlema ja arutlema selle üle, kui palju siis alternatiivsed tubakatooted on tervist vähem kahjustavad kui tavasigaretid. Me võimegi jäädavalt mitte arvesse võtta 500 maailmas toimunud uuringut. Aga ühes me vaielda ei saa. Sellele faktile viidati ka juba täna. Ütlen ka siis enda poolt üle. Ma olen vabatahtliku päästjana osalenud väga mitmel tulekahjul, mis on põhjustatud hooletus suitsetamisest. Ma olen ise kandnud mustas kotis majast välja hukkunud inimese surnukeha. Ma ei ole käinud mitte ühelgi põlengul, mis oleks põhjustatud olnud alternatiivsest tubakatootest e-sigaretist. Aitäh! Tarmo Kruusimäe. Tänan, hea aseesimees, head töökaaslased. Ma jätkan siit, kus Madis. Eelmisel aastal tuleroaks läks 36 inimest. Kui me oleme arvutanud, et neid inimesi oli rohkem, aga 36 oli põhjuseks voodis suitsetamine. Ühe inimelu hinnaks on 1 000 000 eurot, siis 36 miljonit eurot oleme praegusel hetkel saanud vastu pükse. Küll aga me oleme tubaka aktsiisiga korjanud 99% just tavasuitsude pealt. Sellepärast, et üks asi on meil direktiiviga üle võtmata, seda ei ole võimalik Eestis saada, ja teise oleme niivõrd kalliks teinud, et seda on soodsam mujalt riikidest võtta. Kui ma küsisin kunagi Sotsiaalministeeriumi esindaja käest, kuidas meil on olukord snüüsiga, ütles ta, et Eestis ei ole sellega probleeme, sellepärast, et see on keelatud. 17 000 igapäevast tarvitajat. Sellega ei ole tegelikult probleeme. Nüüd menetluslikult tahan teil rääkida see segadus, millest võib-olla teie saate aru, aga komisjoni esineja ei saanud paraku aru. 7 Riigikogu liiget esitasid. Erisus on selles, et nimekirjas on Raivo Aeg ja teises nimekirjas on Märt Sults. Erinevad need inimesed. Sellest ka siis oli, et kus oli Raivo Aeg, ne puudutas kuumutatud tubakatooteid ja Märt Sults oli nendega, mis puudutasid siis elektroonset sigaretti. Ja saatanad küll, 8,1 oli siis arvuti visanud meil 89, õige märge, aga me komisjonis saime seda menetleda küll, sest me saime aru, millist paragrahvi me tegelikult antud hetkel siis menetlesime. Mina arvan, et suur saal on täna pädev. Mõtleme nende passiivsete suitsetajate peale. Kui juba tubakaseadus korra on avatud ja selleks, et me mängime siin mingit Sherlock Holmesi, et kuidas siis luurata nende suitsupakkide järgi, me võiksime teha ka väikse sammu võib-olla meie jaoks, aga suure sammu passiivsete suitsetajate jaoks, suure sammu nende inimeste jaoks, kes väärivad veel elu. Ma võin öelda siin nüüd tänu Toomasele, kes ta ütles selle välja, ma olen midagi siin elus head teinud. Ma olen suutnud päästa mingil määral ühe inimese. Ma arvan, et teie kõik täna suudate päästa kõiki neid teisi inimesi. Kui ma olen teile rääkinud nendest probleemidest, on paljud öelnud, ja ma arvan, et täna nad ei ütle, et tead, Tarmo, me ei suitseta, me ei saa sellest aru. Ja ma olen alati vastanud, teate, kolleegid, mina ei peksa igal õhtul enda naist ja lapsi, aga ma saan sellest aru, et teil võib-olla on see perevägivald probleem. Rohkem empaatiavõimet. Küll aga ma tahaks küsida nüüd seda, et ma vaatan, meie minister on kirjutanud, lugupeetud Riigikogu juhatus, palun katkestada eelnõu tubakaseadus ning alkoholi ja tubaka ja kütsuse aktsiisi seaduse muutmise seadus 775 SE teine lugemine juhul, kui Riigikogu täiskogus leiavad toetust ettepanekud, mida sotsiaalkomisjon ei toetanud. Oi jumal, et me siis nüüd olemegi nüüd kummitempel.
Vot see on küll nüüd minu jaoks täitsa uskumatu. Ma ei tea, kas ma kuulsin õigesti, et kuskil soovitakse ministrivahetust või? Jätame selle. Passiivsed suitsetajad ja need inimesed, kes soovivad suitsetamisest loobuda, anname neile võimaluse alternatiivse tubakatoodete puhul. Me ei ütle ju narkomanidele, jäta maha, me teeme neile metadooniravi, aga suitsetajatele me ütleme, jäta lihtsalt maha. Tarmo, endine suitsetaja, 4 aastat e-suitsu peal ja ma ütlen, seda ma ei oleks suutnud teha enne, kui ei oleks turule tulnud meile see e-suits. 4 aastat on minu perekond, minu töökaaslased siin ja ka teistes ettevõtmises õnnelikud. Ma tänan teid. Eiki Nestor.